algab uus Tallinna Ülikooli telemäng, kus omavahel võistlevad pakad, makad, õppejõud ning tuntud vilistlased. Unustage akadeemiline viisakus, sest tänastel võistlejatel on juba pakadiplom taskus. Sel korral ragistavad oma ajusid magistrid, et võita imetlusväärne rektor Tõnu Viigi näoga auhinnakarikas. Mina olen nüüdismeedia telemagistrant Moona-Britt Luur ja akadeemiline mällar alustab. Kuigi magistrandid on harjunud end ka kõige hullematest olukordadest kuidagi välja vedama, siis mällarisse kõigil ei õnnestu. Nimelt pääsevad poolfinaali vaid 2 kõige suurema punktiskooriga tiimi. Kokku on akadeemilises mällaris 4 küsimuste vooru. Sellele järgneb kiire lõppmäng, millest tuleb ära arvata filtrite alla peidetud kuulsus. Saame tuttavaks, millised tudengid end kaunite vikerkaare värvide all peidavad. Kollases võistkonnas astuvad üles nüüdismeedia magistrant Helena ja haridusvaldkonna magistrant Krista. Punases tiimis on klassiõpetaja eriala tudengid Annela ja Kaidi. Sinise võistkonna Kevin ja Eeva esindavad kirjandus, visuaalkultuuri ja filmiteooria magistrante ning lillas meeskonnas on tulevased psühholoogid Kadri ja Victoria. Akadeemilise mällari küsimused ongi ette valmistanud meie võistlejad ise, kuid punkte nopivad ka küsimuste esitajad. Seda juhul, kui vähemalt üks vastasmeeskondadest suudab õige ja viljaka vastuse anda. Alustame saagikoristusega. Esimene voor kannab nime kõige. Ning iga laitmatu vastuse ja jõukohase küsimuse eest saab siin 10 punkti. Esimese küsimuse loeb ette kollane võistkond. Nendeks on nüüdismeedia magistrant Helena ja haridusvaldkonna tudeng Krista, kes nimetavad end akadeemilisteks õdedeks. Mitmes ülikoolis te 2 peale kokku käinud olete? Ma ei tea, vist kõikides oleme ära käinud või? Eesti omades. Ja, Isegi Euroülikoolis. Maaülikool, EBS Tehnikaülikool. ja Tallinna Ülikool. Muljet avaldav. Aga teie küsimus, palun. Milline on neist vanim tänaseni sama nime all ilmuma ajakiri? Ja vastuse variandid on A. Eesti loodus, B. Eesti naine, C. Eesti mets, D. Eesti arst. Ja aeg on läbi. Õige vastus on C. Eesti mets. Vaatame, kes vastas kõige kiiremini. Keegi ei vastanudki õigesti. Sellest on küll kahju. Aga siis lähme siit edasi. Punased, teie küsimus, palun. Eesti saavutas 2018. aasta PISA testil kõrge 5. koha. Millise riigi õpilased tulid esimeseks? Ja vastuse variandid on A. Hiina, B. Kanada, C. Soome, D. Jaapan. Õige vastus on A. Hiina. 0 ring. Aga pole midagi, ärge muretsege, sellepärast, et kõik on veel ees ja järgmises voorus annab iga õige vastus juba 20 punkti. Meie teises voorus nimega Kodus saavad võistlejad küsida oma erialast inspireeritud küsimusi, mille vastus seostub koduga. Vooru alustab punane tiim, klassiõpetaja erialatudengid Annela ja Kaidi. Kas lihtsam on klassi ees küsida või akadeemilises mällaris vastata? Klassi ees küsida. Kindlasti. Millised õpilased on kõige paremad õpilased? Ikka need naljakad ja jutukad. Ja, aktiivsed. Liiga lobaks ei lähe klassis, raske õpetada, kui on liiga palju jutukaid õpilasi. Pigem on just seda nagu lihtsam teha, et sa võtad nad maha, kui see, et sa pead kuidagi seda energiat maha süstima. Jooksed maha. Aga palun teie küsimus. Milline luuletaja oli 2021. aasta e-etteütluse teksti inspiratsiooniks? Ja vastuse variandid on A. Jaan Kaplinski, B. Leelo Tungal, C. Ernst Enno või D. Juhan Viiding.
Ja õige vastus on A. Jaan Kaplinski. Nii, kõige kiiremini vastas sinine meeskond, Kevin ja Eeva. Teil on õigus küsida ka järgmine küsimus. Milline armastatud kokteil segati populaarseks vendade Coenite kultusfilmis The Big Lebowski? Ja vastuse variandid on A. Bloody Mary, B. White Russian, C. Whiskey Sour, D. Skinny Bitch. Õige vastus on B. White Russian, valgevenelane. Ja vaatame üle punkti summa. Meil on punktid tekkinud tabelisse. Õigesti vastas Helena Krista ja Kevin ja Eeva. Tubli. Praegu siis juhib mängu Kevin ja Eeva. Kadri ja Viktoria peavad natukene vaeva nägema rohkem. Aga pole hullu. Järgmises voorus saavad võistlejad auga välja teenida lausa 40 punkti, kui nad ainult lüngad täidavad. Voorus täida lüngad. Esitame lauseid, milles otsitakse puudu olevat sõna. Esimesena teevad seda sinise tiimi tudengid, tõelised kultuurisangarid Kevin ja Eeva, kes löövad konkurente kirjanduses, visuaalkultuuris ja filmis. Kevin, Eeva, millise kultuurkriitilise hinnangu te meie tänasele saatele annaksite? Üle keskmise. Üle keskmise? On see mäng kultuursem kui Kuldvillak? See on veel selgumas, ma arvan, ma olen alles poolel teel. Aga palun teie küsimus. Legendaarne Faniera. Kas sa tead? Ja vastuse variandid on A. Kes kõik siin elanud on? B. Kes sinu ema on? C. Mida kõike ma nägema olen pidanud? Või D. Kes sul on külas käinud võib-olla? Õige vastus on D. Kes sul on külas käinud võib-olla? Väga tublid, kollased. Palun, teie küsimus. Kõige kiiremad saavad küsida. See on selline vanasõna. Ega muidu targas ei saa, kui... Ja vastuse variandid on A. Kooliraha ei massa, B. Latsi ei pessa, C. Kõrtsin ei käi või D. Mehel ei lähe. Ja vaatame, mis on õige vastus. A. Kooliraha ei massa. Kes vastas õigesti? Mitte keegi. Pole hullu. Vaatame üle siis tabeli, kes on ees, see mees. Kevin ja Eeva on siiamaani juhtpositsioonil. Te olete väga tublid. Ja teisel kohal on Helena ja Krista. Aga lähme edasi. Nüüd temperatuur saalis tõuseb, sest meie põhimängu viimases pildivoorus annab iga õige vastus tervelt 80 punkti. Me hakkame kuvama pilte, mis tekitavad küsimusi. Esimene foto tuleb lillalt võistkonnalt, kelleks on tulevased psühholoogid. Kadri ja Viktoria, milliseid mõjutamistaktikaid te plaanite kasutada, et võit koju tuua? Muidugi ei tahaks öelda, et siis te näete meid läbi ja võib-olla ei tööta, nii et pärast poole kommenteerime. Väga hea, aga palun teie küsimus. Kes on pildil? Nii. A. Jaanus Karilaid, B. Jaanus Tammkivi, C. Jaanus Tepomees või D. Jaanus Petlem. Õige vastus on C. Jaanus Tepomees. Kõige kiiremini vastas punane meeskond Annela ja Kaidi. Teie saate küsida järgmise küsimuse. Kes on pildil? Vastuse variandid on Johannes Aavik, B. Jakob Westholm, C. Heino Liimets või D. Villem Ernits. Kes on pildil? Õige vastus on A. Johannes Aavik. Õigesti vastasid punased ja lillad. Juhtpositsioonil on punased, väga tubli.
Nende järel on lillad Kadri ja Viktoria. Ja siis tuleb ka sinine ja kollane võistkond sealt järgi. Kuid miski pole veel otsustatud, sest algab lõppmäng Sinu nägu zoomib. Otse kui taevast on meile kukkunud 300 punkti, mis hakkavad mängu käigus kahanema. Seletan lähemalt, kuidas see juhtub. Siin peavad kõik võistkonnad vastama vaid ühele küsimusele. Milline kuulus eestlane on filtri taga? Arvamisega on kiire, sest iga sekundiga väheneb punktiskoor 2 punkti. Vale pakkumine vähendab teie skoori aga 5 punktiga. Ehk nagu vanarahvas teadis öelda, suu mees, õnnetus taga. Aga nii, kallis külaline, kuidas sul läheb? Tere, raviilmu teiega kohtuda, mine harukordne päev, see on nii palju. Milline energia? Nii, aga punased, te vajutlesite nupule. Soovite oma pakkumise teha. Kui te valesti pakute, siis 5 punkti läheb maha. Marko Tasane pakume meie. Mille pealt? See energia. Energia. Tere, minu nime on Marko Tasane. Väga meeldib oli mul teiega kohtuda. Väga tubli, teil on õnnet. Ja õnnitlen teid, kes te mind ära arvasite. Tegemist tõesti on Marko Tasasega. Legendaarne naer. Nii, aga nüüd Kohvri Eerik toob mulle siia kohvri. Me vaatame üle, millise vihje härra Marko Tasane meile siia stuudiosse on saatnud. Ja kas see oleks arvamise lihtsamaks teinud või hoopis raskemaks? Millega on tegu? Kas see on ükssarviku sarv või midagi muud? Loodetavasti kasutamata. Aga siin see on. Aga Markol on meile ka üks lugu rääkida seoses selle huvitava esemega. Palun. See on väga kõva. Sellega saab teha nii mõndagi erutavat. Sellega saab ka treenida. Ja. Punktiskoor langes, vaatame palju te saite sealt kätte. 296, super, imeline. Ja see viis ka teid juhtpositsioonile. Nii et mängu lõpuks võitjad on Annela ja Kaidi, aga poolfinaali lähevad edasi. Ka nende järel olevad Kadri ja Viktoria. Väga tubli, palju õnne. Kahjuks Kevin, Eva ja Helena ja Krista. Teile võib-olla lohutuseks meenekotid. Suur aitäh teile. Palju õnne kõigile. See tähendab, et tänase saate võitjad on punane meeskond ja lilla meeskond. Ning nemad jätkavad võistlust Tõnu Viigi näoga karika üle. Kuidas meeleolu on? Mis teid võiduni viis? See Marko Tasane, ma arvan. Marko Tasane viis võidule. Imeline. Ja teie? Otsustasime meeskonna töö kasuks lõpupoole ja see viis meid sihile. Kas oli siin ka väikest psühholoogilist mängu? Alati on igal pool psühholoogilist mängu. Kahjuks sinised ja kollased. Teie täna lahkute. Loodame, et meie meenekott aitab teie kurbust leevendada. Mina aga lähen ja nutan nüüd kulisside taga ühe korraliku peatäie. Päriselt ka. Vähemalt ei pea me kurvastama järgmise saate pärast, kui oma tarkust näitavad uued teelüükad. Elagu Akadeemia!